Ma lähen kohe. Kuhu see üldse läheb? Maale. Säärane mulk ehk 100 vakka tangusoola on 19. sajandil kirjutatud Liidia Koidula näidend, mis on muideks ka Eesti esimene algupärane näidend. Nüüd on režissöör Ergo Kuld otsustanud kirjandusklassika filmilinale panna ning täna esilinastub armastusest ja keerulistest külasuhetest kõnelev lugu Säärane mulk. Söö! Kas sa tuled veel tagasi? Tulen. Isis on mul asju juba kohtuda sinu isa emaga. Mis see nüüd siis? Mina jääd talust ilma, siis sina jääd maiest ilma. Filmis mängib peaosatäitjat ehk Liidia Koidulat 29-aastane lavakunstikooli 30. lennuvilistlane Maria Theresa Kalmet. Kalmeti esimene täispikk mängufilm oli niisamuti Ergo Kulla käe all sündinud Vigased pruudid. Seega meeskond oli talle tuttav. Näitlejanna tunnistab, et Kulla ettepanek kehastada Koidulat ei võtnud teda jalust nõrgaks ning ta nõustus kohe. Koidulat kirjeldab ta sõnadega poeetiline, ilus, sügav ja tahtejõuline. Väljakutseid filmimise ajal jätkus. Kui meie näeme filmi lineaarselt ehk otsast lõpuni, siis sageli võetakse linateos üles hoopis teises järjekorras. Alguse ja lõpu stseen olid vist täitsa samal päeval. Mitte esimesel päeval, aga samal päeval filmitud, et võib-olla see nagu kiire selline kaar või see võib-olla oli üks selliseid huvitavamaid asju. Filmis rullub lahti küla kauneima naise Maie armastuslugu. Maiet kehastab praegu ülikoolis juurat õppiv 21-aastane Kerli Padari tütar Amanda Rebecca Padar. Padar on TV3 vaatajatele varasemast tuttav seriaalist Valetamisklubi, kus naine tegi oma näitleja debüüdi. Hästi palju sai nalja ja üks selliseid väljakutsuvamaid stseene oligi see kaevuhüppamise stseen, kus oli vaja tekitada see efekt, et ma kogu kehaga nii palju, kui mul on, hüppan üleni sinna kaevu sisse ja siis lõpuks, et seda efekti kätte saada, siis üks meesterahvas hoidis mind ühest jalast kinni, teine hoidis mind teisest ja siis nad upitasid mind niimoodi sinna kaevu kahekesi. Et see oli selline, kus sai nagu sportlikku hinge vaja, et see stseen ära teha. Saatamas sigid. Toot. Suputab mina ennast ojas. Sõrmast laps, no mis sa räägid, meil polegi siin oja. Üks pisidetail, mis ma jätsin ütlemata, oli see, et seal ei olnud vett sees. Seal oli kaamera. Okei, et vett ei olnud, aga sügav oli ikka? Sügav oli ikka ja kaamera vaatas niimoodi alt vastu. Filmi tegevus toimub 19. sajandi Eestis. See võeti üles Eesti Vabaõhumuuseumi Pulga talus, Pärnus Koidula muuseumis, Hanila Pauluse kirikus Pärnumaal ning Paluküla maastikul Raplamaal. Et jätta võimalikult autentne mulje. Koidula näidendi ainetel on filmi stsenaariumi kirjutanud stsenarist Ott Kilusk. Kilusk on varasemalt öelnud, et filmi kirjutades oli ettevaatlik, püüdes säilitada Koidula stiili ja ajastule vastavat keelekasutust. Kuidas sul oli kõige sellega siis kohaneda ja ka tegelikult ju kõnepruuk on teissugune natuke? Jaa, eks ta on. Mul tegelikult on üks intervjuu ka tehtud enne varem, kus ma hakkasin kohe kasutama. See oli küll võtteplatsil, aga siis ma ütlesin ühti ja mis iganes mul sealt nagu erilised asjad välja tulid suust. Et sellega ma kohanesin väga hästi ja üks asi, mis kindlasti aitas ka kohaneda, oligi see, et see toimus seal Vabaõhumuuseumis filmimine minu jaoks. Ja eks ta ongi üks suur nagu ajastupark selles suhtes ja kõik need riided ja asjad on sul hommikust saati seljas. 12 tundi oled see Maie ja siis paned tavariided selga ja oled jälle tavatüdruk nagu tänapäevane tüdruk. Kuigi tegu on komöödiaga, siis nii Padari kui Kalmeti sõnul on lugu ka väga südamlik ja õpetlik. Mis Maie tegelane sulle endale kõige rohkem õpetas? Et tuleb enda südamele truuks jääda ja jah, tegelikult ma arvan, et see ongi ka selline õpetlik komöödia. Ei tea, mis prinssi, sina küll ootad, et sa oma mukad nii kruissu ajad. Ole sinu asi. Sinu käest ei taha ma mitte midagi. Liidia puhul oligi siis see, et ega me ei tea, mis tal päriselt toimus südames, aga et see, et tema on ju selle Maie tegelase kirjutanud, kes siis teeb oma otsuseid südame järgi, et siis seal stsenaariumis, eks näis, kuidas Liidia siis neid otsuseid teeb ja et kui palju ta oma otsuseid võib-olla oma tegelastesse pani. Aga oled sa ise ka selline inimene, kes ikka oma sisetunnete südant kuulab? Eks ma ikka üritan. Säärane mulk on kõikides Eesti kinodes vaadatav alates 27. veebruarist.